Captain of the team, Reynolds Circelis. Number 21, Janis Altrops. Number 22, Kristaps Mikiniaks. And number 31, Artus Vikins. Coach Rodros Rosikis. TTÜ mängib täna koosseisus number 5, Geo Rakenberg, keskmiskomisjoni kapten. Number 7, Ivala Vaimets. Number 8, Risto Puur. Number 9, Sander Viiluk. Number 10, Aleksander Kaaberma. Number 12, Markus Rain Koort. Number 20, Silver Suuror. Number 22, Reni Alvin Kuimet. Number 23, Toomas Raadik. Number 33, Nikola Vojevits. Number 41, Sten Lombre. Ja number 52, Joonas Järvelainen. Võistkonda treener Rait Käbin. Tänase mängu kohtunikud referents Timo Suslov, Ranno Kulks, Indrek Elevant, komisjonär Hillar Koitla. Palun tõuske ülesse hümnide mängimiseks. Tere õhtut, head korvpallisõbrad! 4. jaanuar on külm ja tuisune talvilm, aga me oleme soojas. Me oleme Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones ja alustame otseülekannet Triobet Balti liiga mängust Tallinna Tehnikaülikool versus Läti korvpalli meistriliiga 6. meeskond Jekapils. Tegemist on siis Balti liiga B-grupi mänguga, kus Jekapils hoiab 7 võidu ja 3 kaotusega võiduprotsendilt 3. kohta ning TTÜ on 3 võidu ja 5 kaotusega 5. kohal. Turniirisüsteem on siis selline, et vähemalt esialgse reglemendi kohaselt mõlema alagrupi 4 paremat meeskonda pääsevad play-offi, aga tundub, et võib juhtuda isegi nii, et mõlema alagrupi 6 meeskonda pääsevad play-offi, sest eurosarjades kaasa tegevad Balti meeskonnad, kes jõuab ükskõik mis iganes eurosaris on ta Eurocup, on see FIBA meistrite liiga või FIBA Euroopa liiga, kui seal meeskonnad jõuavad kaugele play-offidesse, siis võimalik, et meeskonnad Balti liigat enam mängima ei tule ja see tähendab seda, et alagruppidest pääseb rohkem meeskondi edasi, aga kuu aja pärast oleme oluliselt targemad. Jaanuari lõpu seisuga saab siis Balti liiga alagrupi turniir läbi ja siis peavad teatama ka teised meeskonnad, kes hetkel alagruppides kaasa ei teinud, aga on valmis ühinema, kas nad siis tulevad või ei tule. Aga igal juhul tahaks, et TTÜ meeskond täna Jekapilsile tuule alla teeks, sellepärast et see on TTÜ meeskonnale sel hooajal juba 5. mäng lätlastega
ja seni on 0-4, et TTÜ on küll mänginud võrdselt enamus mänge. Jätame selle esimese mängu Valmieraga välja, kus lõpuks oli siis 20-punktiline kaotus, aga ülejäänud mängud on olnud tasavägised, kuid ikkagi läinud lõppkokkuvõttes Läti klubidele ja Jekapilsiga mängiti võõrsil 22. novembril ja siis kaotati 87-90. Ja Jekapilsi meeskonnas on Eesti publikule paar päris tuttavat mängumeest, näiteks Robert Stumbris, näiteks Juris Aleksejevs ja Rinalds Sirsnits, aga nendest meestest lähemalt juba mängu käigus. Tere tulemast, Siim Raamudla. Sina oled TTÜ meeskonnaga seotud ka igapäevaselt. Mis seisus meeskond on? Nägime 30. detsembril Kalev Cramo vastu, et pole viga. Jah, tere õhtust ka minu poolt. Ühtlasi kasutan võimalust soovida kõikidele korvpallisõpradele head uut korvpalliaastat. Kuidas ma sinu küsimusele nüüd vastama peaksin? Ma usun, et TTÜ on heas seisus, et mehed on korralikult siin terve detsembrikuu trenni teinud. Oli pikk mänguvaba periood ja eks me siin jaanuari esimeste mängudega saame selle pildi ette, et mis seisus nad siis reaalselt on. Ja meeskonnad on siis valmis mängu alustama. Kohtunikud Timo Suslov, Ranno Konks, Indrek Kelement, Hillar Koitla on komissar ja pall pannakse siis kohe mängu ning algkoosseisud on vastastel Robert Stumbris, siis numbri all 1, numbri all 2 Mikus Sokolovs, numbri all 6 Oskar Svirsis, 11 Juris Aleksejevs ja 12 Rinalds Sirsnits ja vastased on täna kohale tulnud vaid 9 mehega ning oluliselt on ikkagi jõudu puudu korvi alt, et kõik trumbid peaks olema täna TTÜ käes. Lisaks arvestame siis, et vastased tegid 7-tunnise tripi siia tulles. Ilmaolud ei ole kiita ja reis venis planeeritus pikemaks. Meeskond jõudis tund aega enne mängu algussaali. Ja nagu me siin sinuga enne mänguga rääkisime, et kõik trumbid nagu peaks täna TTÜ kasuks rääkima. Pikk bussisõit, Jekapilsil siis 3 korvialust meest täna puudu, aga vahest need asjad niimoodi ei lähe, et saame näha, kas TTÜ suudab selle täna ära kasutada. Ja vabaviskijoonel siis Sten Olmre ning algkoosseis ka TTÜ meestelt või meeskonnal Kiu Rakenberg, Rain Koort, Toomas Raadik, Sten Olmre ja Joonas Järveläinen. Ja siit punktid tulevad ning TTÜ läheb juhtima 2-0. Ja kui TTÜ mängis siin aasta lõpus 30. detsembril Kalev Cramoga väga võitlusliku mängu ja lõpuks jäi siis alla 5 punktiga 84-89, siis Jekapils mängis samal ajal Läti meistrivõistluste riidri Ventspilsiga ja kaotas 72-86, nüüd aga tehnilist praaki Aleksejevsit, kes on siis mänginud paar hooaega Valga meeskonnas. Jah, teada tuntud mees Eesti korvpallisõpradele, et pikalt ta paar hooaega seal Valgas pallis ja üks põhimehiga oli. Jah, ja kui närvidega alt ei lähe, siis võib teha päris hea mängu. Jah, tema puuduseks kippus olema see, et tihtipeale läks liialt endast välja ja neid tehnilisi, nagu ka Valga võistkonnal üldiselt kippus tulema. Olmre paneb kaugelt peale, ei olnud hea rünnak praegu TTÜ meeskonnalt ja kui üldse vaadata statistikat meeskondadel, siis Jekapils viskab hea meelega kaugelt ja viskavad täpsemini, kui TTÜ on seda suutnud vähemalt Balti liiga mängudes ning ka lauavõitluses on külalised paremad olnud, kuid nii nagu sa siin mainisid, et täna on mitu olulist tegijat korvelt puudu. Saab näha, kuidas täna see lauavõitlus kujuneb ja lisaks veel ka söödud. Jekapils on keskmiselt andnud 20 söödu kanti üks hetk, kohe vaatame, et ei eksiks. Nii, see number on 21 ja TTÜ-l keskmiselt 14 söötu, nii et tegelikult mängib Jekapils ka päris sellist meeskondlikku rünnakut. Jah, teades nende mängujuhti Rinalds Sirsnit, siis tegu on väga hea söötva mängujuhiga, et kindlasti need tema resultatiivsete söötude näitajad ma küll ei tea, aga ma pakuks, et on ka päris kõrged sel hooajal. On nii koduses liigas kui Balti liigas sinna 6 söödukanti mängus, mis on väga korralik number. Stumbris seekord veel tuld ei anna, mees, kes siis ka 2 hooaega kuulus Rakvere Tarva meeskonda.
Aleksejevs, 3 sekundit rünnaku aega, visata tuli ja meie kahjuks vise on täpne. Ja ei tule ka praegu kiirrünnakust midagi välja. Rain Koort oli hästi juba seal korvi all olemas, aga pudistab palli näppude vahelt. Ja, täna siin on kindlasti paar sellist võtmeduelli, kuidas Radik Aleksejevs omavahel, kes peale jääb, lisaks kindlasti Stumbris ja Järveläinen, et nendest duellidest oleneb ta päris palju täna. Ja Sirsnits mängis siis Rakvere Tarva sooajal 2011-2012. Sirsnits, ei, vabandust, sealt oli nüüd, kes meil selle söödu andis. Stumbris tundus, et pani sealt selle söödu. Igal juhul korvi alla kenasti jõudis pall ja Aleksejevs viib nüüd külalised ette juba 7-2, nii et 7-0 vahespurt praegu Jekapilsilt. Tundub, et see bussisõit ikkagist jalgades ei ole ja Jekapils on seda mängu vähe paremini alustanud. No juhul, kui Jekapils peaks täna pärast sellist bussisõitu siin võitma, siis lükatakse ikka väga korralikult ümber see Eesti meeskondade legend, kes käivad Lätis ja Leedus mängimas, et otse bussist läksime ja jube keeruline oli mängida. Ja kui me räägime TTÜ-st, siis tegelikult sel hooajal on nad päris hästi nii-öelda bussist mängule läinud, et Valmeres oldi võidule lähedal, mängiti lõpus edu maha ja ka Jekapilsile otse bussist kaotati, ma ei tea, kas seal oli kõigest 3 punkti. Jaa, 3 punkti oli, jaa. Aga võiks ju sealt rohkem nüüd korvi alla mängida. No üsna keeruline vise jällegi Toomas Raadikult, et üritas kõigepealt paremalt, ei saanud, pöörs vasakule ja kui hea sööt jälle Sirsnitsin ja mäng on praegu Jekapilsi käes. Ja praegu on ikka pahasti ja Rait Käbin kohe reageerib ka. Aga meil siis aja mahavõtmine ja reklaamipaus. Panused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib. Duubeldame su esimese sissemakse ja anname riskivaba panuse mobiilis. Oleme otsepildis Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones ja käimas Balti liiga kohtumine TTÜ ning Jekapilsi vahel. Külalised juhivad 3-minutilise mängu järel 9-2 ja praegu on siis Jekapilsil käsil 9-0 vahespurt ning esimene vahetus on siis ka külalismeeskonnas juba tehtud. Väljakule tuli number 7 Edgar Stelmachers, kes on Robert Stelmachersi poeg. Praegune Poola liiga treener ja on siis olnud nii mängija kui treenerina rahvusvahelises pildis, mänginud pikalt Läti koondises ja olnud ka abitreener näiteks Läti koondise juures. Jutt käib siis praegu Robert Stelmachersist, mitte sellest mees, kes väljakul. Ja blokeeritakse Kiu Rakkenbergi viskiüritus. Hetkel pigem tundub, et nagu TTÜ oleks bussi pealt olnud, et Jekapils ikkagi domineerib. TTÜ mehed on tulnud ühiselamust ja siin Sirsnits paneb 3. Sess on jätnud oma jälje, tundub. Ülikoolis siis teadupärast jaanuarikuu on kõva eksamite andmise kuu. Järveläinen, no nii, läks siit praegu teele ja sellega lõppes siis Jekapilsi vahespurt, mis oli 12-0. Ja Järvelainenist rääkides ka siin väikse vigastusega on tegelikult maadlemas, et mängimist küll ei sega, aga veidi annab tunde ja ei ole tegu sellise veerise ja mehega, et ta paneb ikka täie rauaga edasi ja üritab võistkonda võimalikult palju aidata. Sirsnits teeb vea keskväljal ja Järvelaineni panusest jäi puudu siis Kalev Cramo vastu, aga nii nagu sa siin mainisid, et ega me ju kõike ei tea ja mehe sisse ei näe, et kui palju tal seal tegelikult see vigastus segab, et
et oleks temal ka mäng 30. detsembril vähe paremini välja tulnud, siis võimalik, et TTÜ oleks saanud siin ikka väga magusa võidu. Jah, mine sa tea, et seal läks ikka päris nugade peale Alar Varrakul lõpus see asi. Jah, Toomas Raadik hetkel siis eksib. Ei ole tema oma mängu nii edukalt käima saanud, kui siin aasta lõpus kohtumises Kalev Cramoga. Kalev Cramo siis homme mängib VTB ühisliigas Riia VEF-iga võõrsil. Akenberg, aga vastaste rünnak toimib ja siin on vähem kui 5 minutiga juba 14 punkti koos. Ei ole seda agressiivsust praegu TTÜ kaitses ka, et väga lihtsalt sealt pick and rolli olukordadest lahendatakse. Järvelainen, nüüd teine õnnestumine järjest temalt. Ja oleks vaja jah, et keegi nüüd meeskonna käima peaks, et nii nagu sa mainisid, pisut uimane tundub see värk kuidagi. Sirsins nüüd üritab viia palli vasakule äärele, aga näpud vahel. TTÜ meestel pall jääb Jekapilsile, et Järvelainen läks juba rünnakusse, tuleb tagasi joosta kiirelt. Muide, hetkel siis samal ajal on alanud Nižni Novgorodis Eurocupi mäng Siim-Sander Vene väljakul ja algas Eurocupi vahegrupi turniir. Ja vastaseks on Peterburi Zeniit, viga läheb Sten Olmrele. No ei suju, esimesed 5 minutit on kulgenud TTÜ meeskonnal ikka päris keeruliselt. Jah, vaatame, kas Rait Käbin nüüd üritab vahetustega neid mehi leida, kes selle meeskonna üles ärataksid. Vastaste peatreeneril Rudolf Rositisel on täna muide sünnipäev. 29 eluaastat täitub, nii et Rait Käbin oma 35 eluaastaga tundub päris veteran treener juba seal. No loodame, et TTÜ meeskond siin täna vastaste treenerile mingit sünnipäevakingust ikkagi ei tee, et kui siis väikse paki võib olla. Jah, et see oleks tegelikult päris kena, nii et jah, siin juttu oli, oleks aeg juba mõni Läti klubi ikkagi kotti pista. Akenberg. 2 viset tuleb vähemalt. Nüüd Akenberg ikkagist väga osavalt võtab need 2 viset välja, et tundis, et sealt kontakt tuleb ja kohtunik vea vilistab ning läks kohe ka viskele. Nikola Vujovitš tuli mängu nüüd Toomas Raadiku asemel ja Vujovitš tegi ka siin Kalev Cramoga kohtumises ikka korraliku mängu. Ja ma julgeks öelda isegi, et võib-olla selle hooaja parima mängu, et jättis just lauavõitluse olukordades väga hea mulje, et käis isuga seal ründelauas. Ja võttis sealt palle ka, nii et kui ma ei eksi, siis 6 ründelauda kogunes vähemalt tema arvele, kui see number isegi lõpuks suuremaks ei läinud. Et on näha ka kehakeelest, et tunneb ennast seal väljakul selgelt mugavamalt. Ja siin ka ei olnud palju puudu, et oleks esimene ründelaud ära tulnud. Nii, Akenberg luges nüüd selle söödu läbi, on võimalus kiirrünnakuks ja Olmre lahendab, aga paneb mööda palli. Ei ole visket sisse ka kukkunud, kui Jekapilsi viskeprotsent on hetkel 85, siis TTÜ meeskonnal 22. Ja Olmre nüüd ise ei suutnud ka uskuda, et sealt mööda viskas, et ei olnud tema moodi, et tavaliselt need linnukesed paneb sealt ikkagist kotti. Ja eeldatavalt vastaste peatreener Rositis siis kõik 9 meest, kes kaasas on, tõenäoliselt ka mängida saavad, et nende jaoks suhteliselt ebaoluline mäng 7 võidu ja 3 kaotusega, kui 2 mängu on neil pidada Balti liiga alagrupi turniiril, nad on igal juhul edasi. Ja selles plaanis, kui seal nendel pikkadel meestel näiteks väikesi vigastusi oli, siis kuna see mäng midagi väga ei otsusta, mõistlik koju jätta, et teised mehed saavad mänguaega rohkem. Ja just täpselt, et tabeliseis osas see nende jaoks tõesti suurt rolli ei mängi. Aga Sirrinši sööt nüüd jällegi lõigati vahelt, et on hakanud TTÜ mängida aru saama, mida Sirrinš palliga teeb. Järvelainen, no on raske vise jälle. Stumbris on ka selline üsna hea keha sinna vastadale täna. Ei võta siit praegu nurgast viset, mängib 45 peale, aga vise mööda. Ja nüüd kukub 2+1 rünnak Olmrelt. Olmre ka siis viimases Kalev Cramo vastu peetud mängus näitas väga head minekut, et kohati tema see 1-1 Arsenal paneb ikka ahetama, et sellist teist Eestis praegu ei ole, ma julgeks öelda. Ja Järvelainen ning Olmre ongi TTÜ meestest vaid skoori teinud hetkel.
Järvelainenilt siis 5 punkti ja Olmrelt 4 ja võimalik, et tuleb nüüd 5 ka. Ja mängu on sekkunud uued mehed. Ivalo Pajumets ning Sander Viilu. Audentese siis vilistlased eelmisest aastast. Ja eks vaadates mängukäiku on ka loogiline, et Rait Käbin peab siin uusi variante otsima, ehkki on nii Viiluk kui ka Pajumets saanud tegelikult pidevalt ikkagi suht korralikult mänguaega. Ja Pajumetsal siin hooaja alguses oli väike vigastus, et jättis mõned mängud vahele, aga viimases kohtumises Kalev Cramoga ka sekkus väga kenasti vahetusest. Sirnins Stumbris tuleb sealt ära, nüüd tuleb pukki. Olmre on tal selja taga lühem mees, aga sööt oli seekord natukene ebatäpne. Ja ometi viskele jõutakse. Stumbris tahab küll viga saada sealt, et löödi vastu käsi, aga kohtunikud rahustavad olukorra, pall jääb siiski Jekapilsile. Aga reageering Stumbrisel oli päris selline äge, ütleme, et ega seal kaksipidi mõistmist ei olnud. Ja uuesti Stumbris lauas ja jälle saab selle palli kätte. Ja nüüd oleme oma lauas veidi hädas, et kui eelneval rünnakul olime kaitses tasakaalust väljas ja tänu sellele said vastased hästi ründelauda minna, siis seekord Stumbris ikkagi selgelt blokeerimata. Ja Stumbris on siis tiitlivõistluste medalimees. Korvpallisõbrad kindlasti mäletavad 2013 U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Tallinnas ja Läti oli finaalis Itaaliaga. Ja Stumbris kuulus siis Läti koondisesse ja sai sealt hõbeda kätte. Nii, ja siit tulevad veel punktid, 1 punkt siis täpsemalt ja 2-1 vabavisked hetkel 16-9. Jekapils juhib. Olmre nüüd põrgatab päris pikalt. Viiluk toob palli välja. Vujovic. Sa oled kindlasti targem mees, Siim, kui siin Viiluk paneb kenasti viskekotti. Vujovic kohtumises Kalev Cramoga jättis selle ujeda mulje selles plaanis, et väga viskeid ei võtnud seal 2-3 meetri pealt, et tahtis pigem sealt korvi alt visata, et kas ta ongi sellise mängumaneeriga või tegelikult võib ka vähe kaugemalt visata? Tal on tegelikult väga korralik kaugvise. Et ma arvan, et Eesti korvpallifännid ei ole seda veel näinud ja küll jõuab, et hoiab play-offideks. Ja võin julgelt öelda, et ta ei ole kehvem viskemees, ma usun, kui Toomas Raadik näiteks kaugelt. No siis on salakäik ja TTÜ meeskonnal veel kõvasti taskus. Aga vahepeal on TTÜ kõvasti käiku juurde pannud. Olmrel 2+1 rünnak jälle. Seal oli ka väga hea eeltöö, tehti plats puhtaks talle minekuks. Ning 15-16 siis vaid punkt on vahet. Ja see algedu on nüüd ära sulanud ja mäng hakkab praktiliselt otsast peale. Ja nüüd on toimunud seal mängijate vahetus. Stumbris tunnetab, et Vujovic ei ole tema vastu nii kiirete jalgadega, saab teise korra veel proovida ründelauda. Liiga palju vastasmeeskond saab. Palju praegu jah, et kordusvisked, et need tapavad võistkonda. Ja 19-15 ja nii nagu räägitud sai, siis nad armastavad kolmeseid visata, pean silmas Jekapilsi meeskonda ja tegelikult viskavad päris hea protsendiga. Ja palli kaotus tuleb, Akenberg ei saanud palli kätte siit. Aga nüüd omakorda parandab vea, nii et võtab sealt palli ära Sokolovsilt. Akenberg. Ja tuleb vise nüüd Pajumetsalt, aga vise jääb lühikeseks. Ei saa palli, tundub. Ja ongi nii, läheb pall uuesti üle TTÜ meeskonnale, ei jõudnud Janis Antrops palli nii. Sööt oli ikkagi piisavalt ebatäpne. Ja jalg oli siit vaadates ka ikkagi selgelt joone peal. Aga kohtunikku ei olnud, kohtunikud olid ka tulemas alles teiselt poolt. Ja, selles suhtes küll, et õnneks kõik lõppes meile õnnelikult. Viiluk toob palli üle ja juhatab siis vägesid. Uuesti Viilupi käes pall ja loevad seal vastased läbi, et ei saa Raadik korvi all kuidagi mänguvahendit endale ja rünnak läheb luhta, palli kaotus. Sokolovs.
Ja nüüd käib kõva võitlus seal Akenbergi ning Artur Svitintsi vahel. Ja viga läheb külalistele ning vastaste peatreener ei ole absoluutselt rahul. Jah, selline paras maitse asi, et oleks võinud seal anda ka topeltvea või kaitsele vea, aga seekord siis meie kohtunikud otsustasid niipidi. Nii et jah, korvi alt on täna selgelt jõudu puudu, aga vaadates kehasid, ega nüüd ikkagi enam-vähem sama masti, mis TTÜ-l, ei midagi kehvemat kindlasti. Ja kindlasti, et Jekapilsil on sügav koosseis tegelikult, et see, et siin paar meest täna puudu on, siin teised mehed saavad rohkem proovida. Ahah, ja Jekapils paneb nüüd pallile jalaga ja jällegi vastaste peatreener laiutab käsiga. Ega ausalt öelda oli selline jälle suhteliselt imelik moment, et pall siiski Jekapilsil saavad rünnakud või ei, kellel? Ei, pall ikkagi jääb TTÜ-le huvitaval kombel, kas siis, ahah, ja nüüd anti vist ka vastaste peatreeneri loiatus. Jah, tundus tõesti, et kohtunik Rano Konks hoiatuse andis. Aga see annab vürtsi juurde ainult tänasele mängule, et ikkagi just kui mäng väga ei loeks Jekapilsi jaoks, aga on ikkagi mängima tuldud, kui Ässa paneb Koort ja Koort on siin täna päris mitmel viskel olnud ikkagi sihtmärgist üsna kaugel. Aga ehk saab 40 minuti jooksul lõpuks paika. Terve teine poolaeg on ju alles ees, kui meil on siis praegu käimas esimese veerandaja viimane minut. Liiga lihtsalt jälle sammutakse mööda. Raadik ei olnud siin absoluutselt valmis. 3 sekundit. Akenberg võtab igati õigustatud viske, aga vise mööda, nii et 21-15 esimene veerand Jekapilsile ja tuleb tunnistada, et külalismeeskond ka on väärimas praegu seda juhtpositsiooni. Kiire paus, õige pea oleme tagasi. Saa tuttavaks Move'iga, sinu personaalne fitness-treener, mis räägib sinuga samal ajal, kui trenni teed. Move jälgib sinu vormi 3-mõõtmelises ruumis, sünkroniseerides andmed juhtmevabalt sinu telefoni. Move, sinu personaalne fitness-treener. Esimese veerandaja numbritest ka visketabavus. Jekapilsil 62% väljakult, meil 28%, ega teisi numbreid väga palju ei ole vaja vaadatagi, aga veelgi kurvem number tundub lauavõitlus 16-5, kus juures ründelauad seal numbri järgi siin vaadates ei olegi väga hull, on 3-2 vaid. Ja, eks üks põhjus on muidugi ka TTÜ ülimalt kehv visketabavus, mis siis on andnud Jekapilsile koguni 13 kaitselauda. Aga jah, kindlasti Rait Käbin selle esimese veerandajaga rahul ei olnud ja saame nüüd näha, kas TTÜ mehed ärkavad vähe paremini üles. No loodame. TTÜ meeskonna jaoks ikkagi tõesti oleks vaja see mäng kätte saada, kuigi jah, sai siin nimetatud, et lõppkokkuvõttes võib juba praegune seis tähendada seda, et neil on jooks Aleksejevsile. Hästi tegelikult sealt Raadik astus sammu tagasi, et otsis kehakontakti seal Aleksejevs, et toetuda ja tuled korra tagant ära, tasakaal läheb minema ja nii see jooks tuli. Et see 3 võitu, mis praegu TTÜ-l on, võib-olla tegelikult jah tagavad juba edasipääsu Balti liiga play-offidesse, aga ilus oleks ikkagi mõnda Läti meeskonda siin alagrupis ka võita. Hea läbiminek, aga Iile ei punkt Pajumetsal panemata. Ja samal ajal vastased päris kenasti mängivad nüüd ennast seal 3 punkti viskel. Ai, selja taga on. Olmrõlle vist tiimikaaslased väga ei maininud, et
tuleb, aga ju nad on kindlad, et Olmere palli ära ei anna. Jah, vähemalt sina olid valmis ja andsid siit märku, just kuulis. Et kõik lõppes hästi. Järvelainen, Raadik, Hakenberg, Pajumets, Olmre ja Järvelainen, siis selline viisi on valgetes särkides väljakul. Ja vahe on 4. Sirsnits. Nii. Paneb palli kinni Korvi laua ja Korvi rõnga vahele. TTÜ-l siis seni 3 meest ainult skoori teinud, et Järvelainen 5 punkti, Olmre 7 ning Viilup vahetusest ka 1-3 tabas. Oleks vaja lisa ja kui me tuleme selle 22. novembri mängu juurde, mis võõrsil Jekapilsile kaotati 3 punktiga, siis seal pingilt vahetusmehed 13 punkti tõid vaid terve mängu peale, Jekapilsil 29 punkti ja kõik pingimeeste punktid läksid Vujovitšile. Jah, kindlasti ootame pingilt rohkem tuge. Noorand mehed peavad ka täna kõvasti panustama. Sirsnits, Stumbris. Ja tõmbab seal või petab õhku Järvelainen ja no mitu ründelauda sealt praegu vastastele nüüd tulnud on. Ma ei tea, kas need kõik protokolli kirja lähevad. Et 3-4 kindlasti kohe ja lõppkokkuvõttes no see viimane vise ja tulevad need nii palju lisaviskeid, et lõpuks see pall sisse kukub. Jah, paratamatult need kordusvisked tänapäeva korvpallis tihtipeale selle mängu maksavadki siis emmale kummale poole. Olmre Korvi alt mööda, nüüd saame meie käsalt ründelaua, õigemini Toomas Raadik saab ründelaua ja teenib vaba visked. Ei saagi aru, kas Tumbrisel on need pallid täna kätte kukkunud või on ta nii hästi lauda läinud, aga tema arvel siis, ma vaatan siit 2 tükki kõigest, aga on tundunud küll, et on juba vähemalt 5 ründelauda. Absoluutselt, et olen suga nõus, et see number minu arvest, mis siin praegu kirjas on, ei peegelda seda reaalset seisu, mis väljakul on toimunud, aga see selleks. Nii või naa, jah, sealt on tulnud neid lauapalle ja on tulnud siis lõppkokkuvõttes punkte. Ja Juris Aleksejev õnneks tegi oma ära, et saame siit tehnilise vaba viske ja küll jaudi. Maladjets võib selle mehe kohta öelda, et ei lase lippu alla ja mis siin vigade seis siis on, et mitmes määruste rikkumine see nüüd oli Aleksejevsile. Kas alles esimene? Ei, nüüd värskendati, jaa, 2 tükki. 2 tükki on temal, 2 tükki on Sirsnitsil ja 2 viga on ka Sokolovsil. Nii et vastased on jah siin vähe palju võib-olla endale vigu lubanud teha, aga eks paistab lõpuks, et kui keegi pingile ei kuku 5 veaga, siis pole hullu. Järvelainen ja jooks. Aga TTÜ meeskond on jõudnud jälle siin 1 punkti kaugusele, 22-23. Et korra pääseti mängu alguses juhtima 2-0, aga pärast seda, kui vastased tegid 12-0 spurdi, siis on pidevalt ees juhtija olnud ikkagi Jekapils. Ja jälle, ja kusjuures TTÜ ei mängi ka maa-ala, et peaks seal pall kogu aeg vastaste kätte kukkuma, aga ei suuda mehi ära blokeerida. Jah, nüüd peab Sten Olmre natukene peeglisse vaatama, et siin ikka puhtalt tema blokkimata jätmise tõttu siin vastased selle ründelaua said. Ja korvialuses positsioonivõitluses läheb viga Järvelainen. Nii, ja nüüd Järvelainen tuleb vihaga, käsigi päris kõrgele, kerkis seal korvi kohale, võtab lauapalli ja siit oleks tegelikult hea hooga kohe panna ja Raadik paneb 3 sisse ka. 25-23 TTÜ meeskond on nüüd pärast pikka pausi pääsenud jälle mängu juhtima. Teadupärast Raadikul on väga hea 3 punkti vise, et Ralev Cramo vastu koguni 4-4 siis. Ja Raadik on jah igalt positsioonilt võimeline väga hästi viskama, samamoodi korvi alt ja ka vabaviskijoonelt, nii et käsi on mehel väga korralik. Ja kui Raadik kunagi Pärnu meeskonda vedas siin aastaid tagasi meistriliigas, siis toonaseid numbreid vaadates isegi ei usu, et kas tõesti selline noor mees siis pani seal 20 punkti mängus umbes ja
ja 10 lauapalli lisaks, aga selliseid numbreid Raadik kunagi noore mehena näitas ja eks Kalev Cramo seetõttu tema enda juurde võttiski. Jah, sealt tema tähelend alguse sai ja edasi siis viis teda Kalev Cramosse ja nüüd juba Tetüüs. Vujovic. Hästi pööratud, hästi tehtud ja 27-23. No Vanker hakkab vaikselt liikuma. Ja vaikselt hakkavad tudengipoisid hoo üles saama. Ja siin jällegi selline sidumine Pajumetsa ning Virsise vahel ja Pajumets saab siit oma teise vea. Esimene 2 veaga mängija TTÜ meeskonnas. Ja kui me rääkisime pikalt, rääkisime mingil hetkel, et 3 mängijat olid vaid skoori teinud TTÜ-l. Olmre, Järveläinen ja Viilup, siis järsku on 8 punktiga resultatiivsem Raadik. Ja Raadik on siin väikse peo nüüd püsti pannud, et on järjest viskeid tabanud. Aga Raadik võeti mõni hetk tagasi siis puhkama. Vujovic toodi asemele. Ja Kuimet siis TTÜ poolelt täna esmakordselt väljakul. Stumbris, aga seal Vujovic tuleb väga õigel hetkel appi ja väga korralik viskebrokeering. Ja nüüd viga tehakse ka veel Järveläineni takistamisel, nii et vaba visked otsa. Vujovic on ka täna väga hästi ikkagi mängu sekkunud, ma julgeks öelda, et on teinud musta tööd ja mõlemal pool väljakut nähtav olnud. Ja päris hea leid tuleb tunnistada siis TTÜ meeskonna jaoks, kes pikkust korvi alla otsis. Ma saan aru, et see rahakott väga paks ei ole, et väga nimekat meest tuua ei saa või nii-öelda sellise väga valmis mängijat, aga Vujovici näol, ma arvan, selline hinna ja kvaliteedi suhe tundub olevat päris korralik. Jah, kindlasti, et eks täpsemalt tuleb võistkonna managerilt Raido Ringmetsalt küsida, aga ma usun küll, et kvaliteedi hinna suhe on paigas. Nii, nüüd mängiti seal pikem mees korvi alla, aga Sirnitsi sööd läheb hoopis äärele, kuid TTÜ mängijate näpud vahel. 6 sekundit jääb Jekapilsil praegu rünnaku aega. Ja Kuimet Kalev Cramo vastu väljakul ei käinud. Ja kui enne Kalev Cramo mängu oli TTÜ-l mängupaus 3 nädalat, siis Kuimetil venis pea 4 nädala pikkuseks see mängupaus. Ametlikes mängudes, et siin üks kontrollkohtumine siis jah, esiliiga klubiga betoonimeister peeti. Olmre. Ei lähe. Aga nüüd ei ole vaja ka sellist halba viga teha seal vastaste poole peal. Kui kaitse on saanud nüüd pidama ikkagi TTÜ meeskond, selles plaanis, et need ründelauad, aga kui need ka saaks selle ära likvideerida, siis üldjoontes ikkagi kaitse on pidama hakanud. Siin 5 minutiga vastased olid visanud 14 punkti, nüüd järgneva 10 minutiga on visatud 12 punkti. Jah, aga nüüd lubamatu lohakus ja Järveläinen, et ei ole vaja seal selja tagant põrgatama hakata. Ja jälle see pall kuidagi jõuab ikka vastaste kätte. Aga visketabavus tuleb olla Jekapilsil. Kuimet. Vujovic. Viilup sätib seal veel mehi paika, aga rünnaku aega nüüd ülemäära palju ka enam ei ole. Kuimet võtab viske. Paneb rõngasse ja Viilup saab palli. Olmre. Toob palli välja. Vujovic. No vaatame korvi peale. Kuimet. Ja kui hästi pööratud otsa joone poole. Ja väga ilusti Reni nüüd lahendab, aga kohe ka vastu väga valus, et sellist asja ei saa lubada mitte mingil juhul. Et sulle peale visatud korvi kohe vastugi rünnakust pannakse. Ja no tuli vist liiga hästi välja, et mehed jäid imetlema kõik. Just. Et nende ilusate korvide puhul see oht on. Lased korra veel korduse silme eest läbi, aga vastan on selle aega juba sulle korvi alla jõudnud. Järveläinen. Pooleks pall. Ja nool näitab nüüd kummale poole. Mõlemalt poolt päris palju vahetusi korraga. Jekapilsil koguni 3 vahetust. Ja meil 2 vahetust. Raadik tuleb sisse ja Akenberg tuleb sisse. Aga TTÜ juhib siis 31-28.
täna muide Balti liigas teine mäng veel A-alagrupis. Pärnu Sadam mängib võõrsil Riia Parots Kvartalsiga ja see mäng algab 19:30. Et ei ole ka Pärnu Sadama meeskonnal see bussisõit kindlasti mingi meelakkumine, et ilmastikuolud on nagu on. Jah, Pärnul kindlasti ka midagi lihtsalt seal ei saa olema, kuna teadupärast ju nende keskmängija Vaidotas Volkus siirdus tagasi Leedumaale. Ja ega siin ka Pärnu mehed, kui sa rääkisid Volkusest, siis Ogriafor, kes vahepeal ka Pärnus oli mõni aeg tagasi Pistoia meeskonnaga pikendas lepingut hooaja lõpuni. Ehk siis ütleme nii, et Itaalia ja kõrgliiga meeskonnale kõlbulik mängija oli vahepeal Pärnu käsutuses. Ja nii palju, kui ma seal jälgisin, siis ta selline stabiilne 15-20 minuti mees seal katse ajal oli ja nüüd siis sai oma lepingu pikenduse kätte. No nii, kukub pall korvi, hea läbiminek Sander Viilupilt. 33-28, 2 minutit jääb poolaega veel mängida. Ja Aleksejevs, kes siin alguses palju pahandust tegi meile, ei ole siin viimasel ajal enam pildile pääsenud. Ja Vujovitš päris hästi. Annab keha ka. Praegu teda ikkagi seal ohjab. Nii, ja Viilup on saanud nüüd hoo ülesse ja vastaste peatreener Rositis võtab mõtteaja. Vahe on veninud 7 punkti peale ja juba siis TTÜ meeskonna kasuks, nii et selliselt mõnusalt seisult läheme korraks reklaamipausile. Ja oleme siis otsepildis jällegi TTÜ spordihoones tagasi. 1:48 jääb mängida esimest poolaega. Pall on külalismeeskonna Jekapilsi käes, aga TTÜ siis 7-punktilises eduseisus ja teisel poolajal, või vabandust, teisel veerandajal on siis saadud ikkagi oma tahe praegu peale suruda. Esimene veerand siis teadupärast 6 punktiga kaotati, nii et see teine veerand on olnud ikkagi TTÜ pärusmaa. Hästi seisab seal Akenberg otsajoonel, ei lase Aleksejevsil pöörata ja on Aleksejevs hädas. Ja nüüd tuleb viga, rünnaku aja viimasel sekundi. Ja valus, aga ei ole hullu, et vead ei ole veel täis. Nüüd see oli 4. võistkondlikuks veaks TTÜ-l, et ei ole hullu, mängiti hästi kaitses, et nüüd tuleb edasi pingutada. Korraliku koormuse sai siin korralikult 10 sekundit, 15 sekundit kaitses sai Akenberg rassida. Ekapiltsi visketabavus on ka kõvasti alla läinud, 62 pealt 34 peale praegu. Ja praegugi vise mööda, Edgar Stelmachers pani mööda, aga jah, seal võitluse käigus jällegi pall saadi kätte ja nüüd märksa lähemalt 2 punkti ikkagi Ekapilsile juurde. Akenberg ei andnud seal Vujovitšile ja jälle tuleb palli kaotus ja kõige hullem on see, et ise jääb ka seal käsi laiutama natukene, et no tuleb edasi mängida, midagi teha ei ole. Ja see on lubamatu, et ise kaotad palli ära ja siis jääd veel maha, et see mees peaks olema esimesena kaitses tagasi. Nii, ja nüüd Vujovitš näitas meile 3, aga hetkel veel sisse ei läinud. Ja huvitav, kuidagi ebavlev on ta sealt eemalt, et trennis küll võtab julgelt neid eemalt viskeid. Vajumets paneb ka mööda, aga tahtsin öelda, et Raadik saab ründe laua ei saanud, Vujovitš saab hoopis. Aga Raadik andis selle lauapalli kätte saamisel oma panuse. Huimet ei võta kaugelt viset. Pall jääb TTÜ-le. Rünnaku aega 6 sekundit ja poole lõpuni 10,2 sekundit. Ja esimese poolajaga ei otsustata siin midagi.
Vahe on hetkel 3 ja see tähendab seda, et pinge on üleval ka mängu teisel poolel ja tahaks väga loota, et siin TTÜ meeskond ikkagi ärkab. Jakenbergilt esimesed punktid. Esimese poole lõpus. Kas jõuab Jekapils veel vastata? Ja ei jõua. Ja kuigi seal võis olla viga Raadikul, siis Sireen päästab hetkel selle olukorra TTÜ meeskonna jaoks 38-32. Ja Vujovitš läheb siin meie lauast praegu mööda ja näitab seda viskeliigutust, et huvitav, et selle liigutusega oleks pidanud see 3 ikkagi minema. Ja Vujovitš tegelikult on väga hea esimese poole teinud, et 10,5 minutiga 7 lauapalli mehel juba kirjas. Jah, ja teised mehed siis nimetame siin ka ära. 9 punkti Järveläinen on meeskonna resultatiivseim. Raadiku arvel 8 ja 7 punkti peal on Viilup ning Olmre. Esimene poolaeg on nähtud, teine poolaeg seisab ees umbes veerand tunni pärast, siis oleme otsepildis jällegi tagasi. Enne kui pausile läheme, ütlen ära ka Nižni Novgorodi ja Sankt-Peterburi Zeniidi hetkeseisu, kes siis Eurocupi vahegrupi turniiril mängivad. 53-43 Nižni Novgorod juhib ja 4 punkti on Siim-Sander Vene arvel. Nii et hetkel kõik, õige pea oleme tagasi. Saa tuttavaks Move'iga, sinu personaalne fitness-treener, mis räägib sinuga samal ajal kui trenni teed. Move jälgib sinu vormi 3-mõõtmelises ruumis, sünkroniseerides andmed juhtmevabalt sinu telefoni. Move, sinu personaalne fitness-treener. Panused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib. Tuubeldame su esimese sissemakse ja anname riskivaba panuse mobiilis. Panused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib. Tuubeldame su esimese sissemakse ja anname riskivaba panuse mobiilis. Nii, kotkad, nüüd on lugu nii, et uuest veerandist tuleb teil uus õpetaja. Et mina lähen koolist ära. Nii, te olete sooja natuke teinud, teeme veel ja siis teeme saaliokit natuke ja harjutusi. Nii, Markus on esimene, pikk joon on harjutus, lühikese kõnnime, pikk on harjutus. Nähtav vaatepilt on olnud korvpallikohtuniku Rain Peerandi argipäev pikka aega. Juba 10 aastat on ta pidanud õpetaja ametit Tallinna külje all asuvas Loo koolis, andnud kehaliskasvatuse tunde ning täitnud klassijuhataja kohuseid. Kuid olude sunnil seisab lähiajal ees koolipere heitmine. Vilemehe ametist ehk algsest hobist on saanud sedavõrd tiheda ajagraafikuga ettevõtmine, et kooliõpetaja töö on jäänud ilmselgelt kannataja rolli. Ütleme nii, et hobi on see kohtuniku amet, et kuna see hobi on nüüd hakanud vaikselt nagu põhitööd segama, siis et mingis eluetapis tuleb mingid muutused teha, valikud teha, et hoida seda taset ja keskendudagi ikkagi praegu ma üritan keskenduda nagu vilekarjäärile nii palju kui võimalik.
32-aastane Rain Peerandi, kes alustas Tartus korvpalli mängimist koos Marek Toronini ja Heiko Rannulaga ning võitles noorte klassides näiteks Gregor Arbeti, Janar Taltsi, Tanel Sokku ja Kristo Saage vastu, jõudis tippu mitte mängija, vaid kohtunikuna. 2 hooaega isegi Tartu Ülikool Rocki esindusmeeskonda kuulunud Peerandi vilistas detsembri esimesel päeval Euroliiga kohtumist kaasani uniks Milano Emporio Armani. See on kõrgeim tase, mis Euroopas võtta. Unistuste maale jõudmiseks kulus Peerandil umbes täpselt 10 aastat sihikindlat tööd. Kui ma juba Tartus seal Rocki pingi peal istusin, nii-öelda seal pingi otsa peal, et siis ma juba sel ajal vilistasin noortemänge ja eks ma mingi aeg tunnetasin ära, et mängijat minust ei saa, et on ka teine viis mängust osa võtta, on nagu kohtunikuna olla ja eks selle nimel on nagu tööd tehtud, et algul oli eesmärk Eesti meistriliigasse saada, siis sinna meistriliiga tipule lähemale, siis Fibasse ja eks kunagi oli ka see unistus Euroliiga, et mis tundus ka selles suhtes algul nagu võimatu, et Eestis nagu, et sellisest väiksest korvpalliriigist, et mida muus Euroopas nagu eriti ei võeta korvpalliriigina, et keeruline saada sinna seltskonda. Nüüd, kui uks tippseltskonna lahti murtud, tahab Peerandi kuuma anda nii kaua kui võimalik. Eesmärk on vilemehena välja jõuda maailmameistrivõistlustele ja olümpiamängudele, kas just finaalmänge vilistama, aga igal juhul seal ametis olla. Et see on selline huvitav elustiil, et kus kohtad uusi sõpru, näed maailma, saad kõrges korvpallis osaleda, et 18 aastat on veel ees, et on nii Fibas, aga Euroliiga ütles see aasta, et neil nagu vanusepiirangut ei ole, et kui hästi teed tööd, hoiad ennast füüsiliselt vormis, siis on kõik võimalik, et siin see aasta nii mõnigi mees, kes sai 50 täis, jätkavad Euroliigas, et kõik on endas kinni. Kui kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et tippkohtunikuks kasvamine on Rain Peerandi jaoks olnud sama lihtne kui jalutuskäik Aasal, siis nii see kahtlemata pole. Temalgi on ette tulnud tagasilööke ja kõhklusi, kuid positiivse ellusuhtumise ja visatööga on ta keerulistest olukordadest üle saanud. Eks ikka on olnud selliseid raskemaid mänge, mis peale mängu tunned, et oli mul vaja siia tulla või mis on sellised emotsionaalselt kurnavamad ja on mõnes mängus mingi selline võib-olla olukord, mis ei ole võib-olla kõige paremini lahendatud, aga läheb paar päeva mööda ja on kõik jälle hästi ja läheb jälle edasi. Peerandit saadab tõenäoliselt vilemehe karjääri lõpuni 2010. aasta karikavõistluste finaalturniiri Rätiku intsident Valmo Kriisaga. Suhteliselt noor ja kogenematu kohtunik andis Kriisale 2 tehnilist viga ning saatis vanameistri platsilt ära. Lahkudes viskas Kriisa Peerandit Rätikuga ja kohtunik lennutas selle mängija suunas tagasi. Selline reaktsioon ja käitumine tõi Peerandile 2 nädala pikkuse vilistamise keelu. Takkajärgi ikka võib-olla oleks ise pidanud targemalt käituma, võtnud Valmo visatud käte Rätiku ilusti kokku pakkinud ja pannud kõrvale või viinud treeneri pingile, et palun, siin on teie võistkonna Rätik ja et eks see oli ka selline emotsionaalne purse, et eks see on loomulik käitumine inimeselt, kui sind rünnatakse, et sa kuidagi proovid ennast kaitsta ja ilusta ei olnud niimoodi Rätik tagasi visata, et aga õppetund eluks ja eks igast veast annab õppida. Vigade tunnistamine ja vigadest õppimine on kohtuniku ameti juures üks ütlematu oluline komponent, mis muud kui Euroliiga vilemehele tuult tiibadesse ja edu valitud teel. Saa tuttavaks Move'iga, sinu personaalne fitness-treener, mis räägib sinuga samal ajal kui trenni teed. Move jälgib sinu vormi 3-mõõtmelises ruumis, sünkroniseerides andmed juhtmevabalt sinu telefoni. Move, sinu personaalne fitness-treener. Panused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib. Tuubeldame su esimese sissemakse ja anname riskivaba panuse mobiilis.
panused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib. Duubeldame su esimese sissemakse ja anname riskivaba panuse mobiilis. Tere õhtust, ütleme veel kord Delfi TV vahendusel ja korvpalli on siin 2 päeval järjest eilsel 3. jaanuaril, tänasel 4. jaanuaril jagunud Delfi TV ekraanile päris palju, sest käimas on ju ka Läänemere karikaturniir noortekoondistele vanuses siis U16 ja U18 ja kes on Tallinna inimesed või lähiümbruses, kindlasti usun, et tasub täna veel võtta suund Audentese halli poole, kus siis Eesti noortekoondised siin õhtul veel mängivad soomlastega ja eile oli eestlastel päris hea päev Rootsi koondiste vastu 3-1 jäi siis üldseis ja homme turniir lõpeb. Eesti noortekoondised mängivad Läti eakaaslastega, aga tuleme Eesti-Läti tänase vastasseisu juurde, vähemalt ühe juurde neist, sest teine vastasseis on tegelikult veel. Pärnu Sadama meeskond alustab õige pea vastasseisu Riia Barons Kvartalsiga võõrsil, aga meil siis kodumäng TTÜ kohtub Jekapilsiga ja esimese poole järel TTÜ juhib 38-32 ja teise veerandaja numbrid olid päris ilusad, olid 23-11 ehk siis vastased hoiti 11 punkti peal teisel veerandajal ja visketabavus on ka vastastel kolinal alla tulnud 62% väljakult esimese veerandaja järel ja nüüd esimese poole lõpuks 37. Ja nõustun sinuga, et teine veerand oli kobedam, aga millegipärast arvan, et Rait Käbin selle esimese poolega üldpildis ikkagi rahule jäänud ja kindlasti nüüd TTÜ üritab seda mängu veel paremaks ajada. Just, ja nende treeneritega on see halb lugu, et ega nad ei kipugi väga rahule jääma. Et pärast võivad kohtumise lõpus küll suht viisaka intervjuu anda siis reporterile, aga läheb duširuumi ja ütleb meestele, et seda ja seda oleks saanud veel paremini teha ja mis tegelikult see peabki nii olema. Et alati saab asju paremini teha. Absoluutselt ja Rait Käbin on väga nõudlik noor treener, olgugi et sa enne ütlesid, et vastasvõistkonna treeneri kõrval juba veteran, aga on ikkagi sellise nõudliku noore treeneriga tegemist.
jah, ja teist hooaega juhendab Rait Käbin TTÜ meeskonda peatreenerina, aga enne seda oli siis 2 hooaega Kalev Cramo abitreener ja eelnevalt siis veel Pärnu meeskonna peatreener meistriliigas ja ilus algus teisele poolajal. Oldre paneb 3 ja algkoosseisus veel Viilup, Järveläinen, Koort ning Raadik ehk siis Viilup on nüüd edutatud algkoosseisu. Jah, Hakenberg on siis välja jäetud. Ja saab sealt Toomas Raadik vea, Aleksejevsile mängiti korvi alla ning tuleb Raadikult viga. Ja vigade seis on selline, et Hakenbergil on 2 määruste rikkumist ja nüüd võttis siis ka Raadik oma teise vea ja vastastel on 4 mängijat 2 veaga, aga ei enamat ehk tegelikult vigadega ei ole probleeme mitte ühelgi mängumehel ja Aleksejevs võtab siit nüüd 6 punktile lisa, mis tal esimese poole järgi kirjas oli. Ja olime veidi Aleksejevsiga korvi all hädas, et kui Aleksejevs oli pingi peal, siis see mäng seal sujus TTÜ-l veidi paremini. Aga Jekapils tuli teise poole alguses väljakule täpselt samasuguses koosseisus, kes ka kohtumist alustas, kui Järveläinen paneb siit veel 1 3, aga vastaste koosseis siis Robert Stumbris number 1, Mikus Sokolovs number 2, Oskar Svirsis number 6, Juris Aleksejevs 11 ja Rinalds Sirsninš 12. Aga tõesti, rünnaku osas ilus algus TTÜ meeskonnalt ja Aleksejev saab küll ründelaua, aga upitab palju uuesti mööda. Koort seal enne tahtis taktikalise vea ära teha, aga kohtunikud seda ei võtnud ning Aleksejevs meie õnneks pani sealt korjalt mööda. Nüüd Koort ise ka eksib teisel pool. Jah, teeb küll kõik õigesti selles plaanis, et 5 palli kenasti vasaku käe peale vastasest kaugemal, aga ei suutnud palli korvi toimetada. Nüüd siis järjepanu eksitakse. Olmre, kui hästi 2 mehe vahelt keeras läbi. Ja nagu ma ülekande alguses ka ütlesin, et kohati selle mehe liigutused panevad ahetama, et Eesti liigas eestlaste just esituses tihtipeale me selliseid asju ei näe kahjuks. Ja vahespurt on viinud siis TTÜ meeskonna ette 46-33, nüüd 2 punkti vastastele juurde ja vahe 11, aga see pluss 10 vahe on juba ikkagi selline, mida siin mängu eel vaikselt sai ka loodetud, et arvestades kõiki asjaolusid, ei ole vastased täis koosseisus kohal, ka pikk bussisõit, võiks öelda, on jalgades, et peaks olema TTÜ mäng ikkagi täna ja Raadik paneb ka 3. Suurepärane, et oleme seda teist poolaega ikkagi hästi alustanud. Ja on siis õigetele nuppudele vajutanud Rait Käbin riietusruumis. Nüüd tundub kuidagi Jekapilt selline uimane. Ja Aleksejevs küsib. Koort on selja taga ja lõpuks läheb see sööt hapuks ja pall TTÜ-le. Aga hästi Koort võitles seal Aleksejevsi selja taga. See on Koorti trump, et ta on hästi võitluslik ja selline mustatöö tegija, et temalt võib-olla nii palju neid punkte ei oodatagi, kui need tulevad, on need selgeks boonuseks võistkonnale. Olmre toob palli uuesti välja ja Olmre, Järveläinen ja Olmre võtab nüüd vea. See peaks olema temale teine määruste rikkumine, nii et selles osas midagi hullu veel ei ole. Aga Olmre arvel siis 12 punkti, Järveläinen 12 ja Raadik 11. Et selline kolmik on välja joonistunud, lisaks paneme siin Viilupi 7 punkti ka veel juurde. Nii ta sel hooajal TTÜ poolelt on kippunud olema, et need 3 meest enamjaolt seda punkti raskust kannavad. Stelmachers ja ka ikkagi ei võta ise viset Aleksejevs rünnaku viimasel sekundil ja pall korvis. Et hea lahend siis praegu Edgar Stelmachersilt oli, et ei hakanud sealt ise punnitama, vaid mängis pikale mehele pall ikkagi alla kätte ja vastased maa alas. Ja saame nüüd näha, kuidas TTÜ sellega hakkama saab. Päris huvitav käik vastaste peatreenerilt Rositiselt, et 3-3-st panid siin TTÜ mehed asja ja võetakse maa ala sisse. Ja tegelikult ei olnud väga hea rünnak, aga Viilup paneb põrgatuse pealt keskpositsiooni viske ära ja sai mingil hetkel enesekindluse kätte ja pärast seda on siin 2-3 viset ikkagi väga
väga mõnusas rütmis võtnud. Jah, tahtsin ka esimesel poolel öelda, et Viilupi, kas saab öelda miinuseks, aga selline iseloomuomadus tal on, et on selline tagasihoidlik poiss, et tegelikult tal kõik võimed on olemas ja füüsiliselt väga hea mängija, et kindlasti võiks Sander Viilup rohkem sinna korvi poole vaadata ja nagu me täna näeme, tulevad välja küll need asjad. Ja selline lisakäik võiks isegi öelda praegu tänases kohtumises Rait Käbinil kasutada. Jah, täpselt, et kindlasti peab pingilt neid punkte tulema ja Sander Viilup kindlasti üks selline mees on, kellelt neid loota. Ja kui vaadata veel sinna pingi peale, siis Risto Puur, Aleksander Kaabermaa ja on meil seal ka Silver Suurorg. Ootavad siis oma võimalust. Sirsnitš seisab rünnak praegu Jekapilsi meeskond. Praegu TTÜ ka kaitses hästi. Stelmachers. Ja siin oli siis juba isa liigutuste hõngu. Paneb 2 punkti viske sisse. Raadik. Koort võitleb, aga palli enda valdusse ei saa. TTÜ nüüd vead täis, ei tohi siin lihtsalt viga teha, aga Sirsnits. Ja võtab kohe kiirelt Rait Käbin aja maha. Vastased siin tegid väikese vahespurdi ja hetkel 9-punktilises eduseisus 51-42 võtab Rait Käbin siis mõttepausi ja tõmbame hinge korraks ka meie. Meil on minna kolmandat veerandajaga veel pisut üle 5 minuti. TTÜ tantsutüdrukud said ka siin vahepeal publikule oskusi näidata, ehkki publikut täna väga palju ei ole ja kipub ikka nii olema, et mitte ainult Eestis, et kodune liiga paelub vähe rohkem kui mõni muu liiga. Jah, nii ta on siin ka TTÜs aastaid olnud, et koduliiga mängudel paratamatult on rohkem rahvast saalis. Ja vastased ikkagi üritavad siin maalaga, aga Viilup võtab veel ühe väga keerulise viske ja seekord pall sisse ei kuku, aga no tõesti väga enesekindlalt läheb seal viskele, et väga ei huvita, kes vastas on. Akenberg siis mängu tulnud koorti asemel vahepeal. Aga vaatame, kas Jekapil sai siis nüüd uue süsti, et ikkagi on võimalus jälle mängu tagasi tulla. No vaatame. TTÜ jällegi rahustab pisut rünnakut ja väga hea koostöö Raadikult ja Olmrelt. Ja hästi mängisid kokku, hea sööt ja hea lõige ka Olmrelt. Ja Olmrelt siis juba 14 punkti koos. Ja Kalev Cramo vastu siin aasta lõpus mõlemad kas jäid sinna 20 punkti kanti. Nii Raadik kui Olmrelt. Midagi sellist. Vastased punkte juurde ei saanud, rünnakul 4 minutit mängida veerand aega. Ja Jekapilt siis endiselt maa alas. No vaatame, keegi siit võiks nüüd kaugelt ka veel korra karistada, oleks lätlastel päris mõru maik suus, aga Järveläinen vise väga lühikeseks. TTÜ siin küll nüüd vead täis, Olmre ei näinud seda ja ise ka kohe, kui pilgu tabloole viskas, siis sai aru, et oli rumala vea teinud. No ta vaatas, et see 0 äkki on TTÜ meeskonna oma. Aga tõesti, Jekapils ei ole teinud mitte ühtegi viga sellel veerandajal. Ja mängitud on juba üle 6 minuti. Jah, eks see maa-ala muidugi
muidugi veidi ka seda soodustab, aga tõesti tavaliselt sellist asja ei juhtu, et nii palju on juba mängitud veerandajast ja endiselt mitte ühtegi võistkondlikku viga kirjas ei ole. Sirsnins paneb vaba viske mööda, on siis ka meeskonna kapteniga tegu. Vaatan paljudes sööte, on täna jaganud 3 söötu, ei ole nüüd ülemäära palju, et on selline siin keskmiselt 6 söödu mees umbes, aga ütleme, mängida on ka veel piisavalt palju, et jõuab need 3 söötu veel juurde anda siin. Ja Jekapils nüüd pärast korvi üritab siis 2-2-1 maala pressingu formaati kasutada. Ja läheb uuesti maalasse. Nii, Olmre võiks nüüd karistada ja karistab. Väga hea. Praegu sujub TTÜ meeskonna jaoks päris korralikult. Kaitses aga lastakse Stumbris liiga lihtsalt seal korvi all viskele. Üle sööt ja Stumbris, kes on oma positsiooni kohta üsna pikk, sinna ligi 2 meetri kanti, et kasutab selle oskuslikult ära ka selle üleoleku. Pajumets, kas temalt esimesed punktid täna? Või on siit midagi varem juba tulnud? Just täpselt, esimesed punktid. Tema punktid ka kindlasti alati võistkonnale selliseks boonuseks. Ai, 3. Androps paneb 3 kohe vastu. Muide siin 3 esimesel poolel siis 14-4 ühel meeskonnal, teisel 15-4, nii et suhteliselt identne oli siin 3 tabavus. TTÜ ikkagi kaitses on vähe selline uimane, et ma saan aru, kui need korvid vastastel tuleks kõva tööga, aga kuidagi lihtsalt ikkagi Jekapilsi punktid praegu tulevad. TTÜ meeskond hoiab siis mängus põnevust. Vaevalt et tahtlikult, aga see tegutsemine, mis sa siin mainisid, on siis ikkagi lubanud Jekapilsil siin haarde ulatuses suhteliselt olla. Vujovitš tuleb mängu ja puhkama läks meil Järveläin. 4 sekundit rünnaku aega ja Pajumets võtab viske, jälle jääb ise lühikeseks sealt nurgast. Ja tundub, et Jekapils on justkui uue hingamise ikkagi saanud, et see vahepealne väike vahespurt on andnud eneseusu tagasi. Õnneks Aleksejev eksib ja nüüd Antrops teeb ka vea selja tagant seal Olmrele. Esimene viga, kui mängitud on, esimene viga sellel veerandajal vastastel, kui mängitud on üle 8 minutit. Eks me ise oleme veidi selle eneseusu Jekapilsile andnud, et nagu ma siin alles mainisin, liiga lihtsalt ikkagi tulevad need korvid praegu vastastele. Ja vastastel ka vahetus Stelmachers ära ja Miglineks sisse, Kristaps Miglineks. Ei ole Igor Miglineksi poeg, aga isegi vastaste peatreener Rudolf Rositis jäi pisut mõttesse, et kas sugulusside seal Miglinekside vahel on või ei ole, isegi päris täpselt ei osanud öelda, aga Akenberg paneb 2 sisse. Ja ka vajalik korv praegu kindlasti Akenbergile endale ka. Ja rusika viibutus oli päris korralik seal pärast õnnestumist. Ja Akenberg on siis TTÜ meeskonna kapten. Antrops. TTÜ veteran juba siis Kiur, mitmendat hooaega siin vallimas. Jah, pärast Siim Raudla lahkumist meeskonnast kõige suurem veteran. Vist või? Tundub, eks. Ega siin ei ole ju mehi, kes oleks kauem mänginud. Jah, ei ole, et arvestades, et eelmine aasta lahkusid Mooses Kaja ja Kristjan Make, siis nüüd on kindlasti Kiur kõige kauem siin pallinud. Veelup. Ja ikka mängivad maa-alas. Akenberg. Üsna rünnaku aja viimasel sekundil seal või viimastel sekunditel ja visata tuli. Aga kahjuks mööda ja päris selgelt mööda. Viimane minut käib 3. veerandajast. Aleksejevs. Korvile otseselt ei vaadanud. Antrops toob ka palli välja. Ei lähe ja Vujovitš saab siit järjekordse lauapalli enda arvele. Päris lõpuni mängida ei saa. Kuigi näiliselt see maala väga nüüd edu ei ole toonud, aga vahe on teisest küljest jällegi pidama jäänud, et ei ole ka TTÜ kasuks enam suuremaks kärisenud. Ja keeruline vise. Seal tuli nüüd, aga hästi TTÜ mehed võitlevad, Vujovitš
Viilup ja Pajumets seal 3 peale saavad palli kätte ja tulevad punktid ka korvi alt, nii et 62-48 kolmanda veerandaja lõppseisuks ja see on juba päris korralik edu. Ja just eriti hea on vaadata, et TTÜ vahetusmehed neid asju seal lõpus nüüd siin otsustasid. Nii, aga meil jällegi väike paus ja õige pea 4. veerandaeg. Saa tuttavaks Move'iga, sinu personaalne fitness-treener, mis räägib sinuga samal ajal kui trenni teed. Move jälgib sinu vormi 3-mõõtmelises ruumis, sünkroniseerides andmed juhtmevabalt sinu telefoni. Move, sinu personaalne fitness-treener. Nii, ahjusoe paber ka käes, ehk siis statistika 3 veerandaja järel ja esimest korda pärast veerandaega nüüd on 50% TTÜ meeskond Jekapilsist parem või paremas seisus. 43% on TTÜ meestel ja 40% vastastel. Mis meil siin veel, siis kaugvisked ka paremad, 38%, Jekapilsil 32 ja laua vaatame ka üle 34-29. Selles osas on veel Jekapils praegu TTÜ-st parem ja siinkohal tasub siis mainida, et mitu olulist tegijat korvi alt on veel puudu Jekapilsil, et see laua võitlus on Läti klubil ikka päris korralik või tundub vähemalt olevat päris korralik. Jah, nagu sa siin ülekande alguses ka mainisid, et on hea võistkond siis, kes saab palju lauapalle tavaliselt mängus. Nii, ja vahe veel suuremaks. Vahe läheb juba 17 peale. 65-48, kas hakkavad asjad selgeks saama? Ja Akenberg taas võtab 3, seekord siis mitte sunnitud ja paneb sellega sisse. Ja vaatan, et Akenbergil on siis nüüd 8 punkti ja lisaks punktidele 3 vahetlõiget, mis on ka selline hea näitaja. Ujovis veidi lihtsalt laseb Aleksejevsil endale ära teha. Just, et kui täna ikkagi millegi kallal norida, siis ma olen Siimsuga nõus, et see on ikkagi kaitsemäng, et kuigi vastastel ei ole väga palju punkte või ülemäära palju punkte, siis neid punkte võiks veelgi vähem olla, et võtame sealt selliste lihtsate korvide näol üks 10-15 punkti veel ära. Ja just, et nagu öeldakse, et tänapäeva korvpallis need lihtsad korvid tavaliselt selle mängu saatuse otsustavadki ja täna ikkagi julgeks öelda, et Jekapils on neid palju saanud. Ja praegu tuli viskeblokeering vastaste korvilauale. Järvelähine pani palli vastu korvilaua alumist serva. Üritas korvi alt välja sööta ja nüüd saab seal Stumbris saab veel tehnilise vea. Kõigepealt vist anti viga rünnakul talle. Ja Pajumets võttis selle sealt ilusti välja ja Stumbris selle peale siis näitas, mida ta arvab. Mida ta arvab, jah, meie kohtunikest. Ja mine tea, Stumbrisel on võib-olla siin mõned asjad varasemast üleval ka siin mõne kohtunikuga, kui ta paar hooaega Rakvere Tarvas mängis. Tõsi, ühel hooajal tuli sisse päris pikk paus. Mäletame kõik seda dopingulugu, mis seal siis 2 lätlasel oli. Aga tuli sellest tagasi ja tegi päris korraliku hooaja veel otsa seal Rakvere meeskonnas, aga vahe on hetkel siis 16, võetakse korra veel aeg ka maha ning ega meilgi tuleb korraks suu kinni panna, nii et teeme seda. Panused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib. Duubeldame su esimese sissemakse ja anname riskivaba panuse mobiilis.
66-50, mängida 8-43 ja kui nüüd sellise seisu pealt annab TTÜ meeskond mängu ära, oleks päris kurjast. Ma isiklikult küll usun, et see mäng on selles mõttes tehtud, et TTÜ enam ei kaota, aga mängida tuleb muidugi lõpuni, et ega siin jalga sirgeks lasta ei saa. Oleme rääkinud, et Ekapilsil väga suurt kaaluse mänge ei oma, aga ega kui võimalus antakse, küll nad rabelevad. Absoluutselt, et on seal ju kogenud mängijaid, siis Alekseevs, kes oskavad selle kohe ära kasutada. Olmret jälle väga ilus läbiminek, võttis seal mitu meest ette ja lõpetuseks üsna lihtne lay-up. 20 punkti siis Steni arvel ka nüüd kirjas. Ei saa nüüd öelda, et päris mööda minnes need 20 punkti on tulnud, aga no tõesti TTÜ meeskonna relv, kui siin teist korda viskavad külaliselt enam palli kinni. Et ükskord siis esimesel poole ja nüüd teise veel otsa. Et TTÜ trumbiks on ikkagi see, et neil on liidrid olemas, et see on vaevanud TTÜ meeskonda siin ikka mitmeid hooaegasid ja nüüd Olmre tulekuga on võib-olla ka mõni teine mees tunnetanud, et ei olegi nii hullu midagi, et võib seda vastutuse koormat enda peale ka võtta. Või just, et tähelepanu läheb näiteks Olmrele ja tunnevad ennast vabamalt, et saan panna küll. Jah, ma arvan, et üldiselt on kokku saanud sellise hea koosluse sel hooajal, et ja mine tea, mis oleks juhtunud meeskonnaga, kui oleks jäänud ka Rait Riivo Laane nii nagu pidi olema ja jäänud ka Kristjan Kitsing nii nagu pidi olema. Noh jah, eks neid olekseid on alati, aga tõesti, kui niimoodi mõelda, siis oleks see võistkond kindlasti veelgi löögivõimelisem. Absoluutselt, et siin kujutan ette, et Gert Kullamäe Tartu meeskonna peatreenerina ja Alar Varrak Kalev Cramo peatreenerina oleks siis võib-olla tänaseks päevaks üsna vaevatud olekuga. Et mida kõik see TTÜ siin korda saata suudaks. Aga seisud on sellised, nagu nad on. Mõni mees pääses mängima piiri taha ja mis selle salb on tegelikult Eesti korvpalli jaoks ja nende meesti endi jaoks on tegelikult see väga hea samm. Just täpselt ja mõlemad mehed ju ka kenasti pildil oma klubides. Vujovic, seal kahekesi tullakse ja söödutee lõigatakse ka ära. Nii et hea kaitse praegu Ekapilsilt. Sirsins! Jah, tundus siit kaugelt ka vaadates vea moodi. Ja nii ka kohtunikud fikseerivad. Vujovicil võttis see otsuse tegemine nüüd vähe palju aega ja pani sellise lohaka kaarsöödu, mis väga lihtsalt vahelt võeti. Aga vahe on 68-50 ehk 18 punkti ja sekundid praegu tiksuvad ikkagi selgelt TTÜ meeskonna kasuks. Sirsins vaba viske joonel. Ja vaatame tema näitajad ka korra siin ülevel. 7 punkti, 5 söötu. Nii et on jälle liikumas selle 6 poole, mis sai räägitud. Ja 7 lauapalli. Ja siit tuli veel mõni punkt juurde, nii et on päris korralikke numbreid näitamas. Tõsi, 4 pallikaotust ka. Aga nende meeste käes, kelle käes, jah, seal on pall väga tihti, eks need pallikaotused kipuvad ka tulema. Nii, ei saanud siin korralikult palli esimesel hetkel kätte Raadik. Ja nüüd mängiti üle, julgeks öelda. Et ei tulnud sellest rünnakust midagi ilusat. Stelmachers eksib. Ja oli nüüd õnne, et see vise ei läinud. Ja nüüd on võimalus siin vähe kiiremalt tegutsedes ülekaal ära realiseerida ja Pajumets. Pajumets on nüüd hea hoo leidnud, et nagu enne ka mainisin, Kalev Cramo mängus samuti tegutses hästi ja ka tulemuslikult. Aleksejevs. No liigub hästi pall nüüd ja Sirsins päris vaba paremal äärel ja ka ei eksi. Jah, Ekapis leidis nüüd õige mehe üles lõpuks. 12 punkti, 7 lauapalli, 5 resultatiivset sööt. Ja, mees nagu orkester ikkagist mängu lõpuks jälle. Ja, kõlab päris hästi.
ja jookseb seal meeste vahele kinni Akenberg ja Vujovic paneb nüüd selja taha söödu. Ma ei tea, kas tal võis tunduda, et rünnaku aeg hakkab läbi saama, et tuleb midagi kiirelt teha. Aga ei nimetaksin selle rünnaku juures küll patuoinaks Vujovici, et siin mõned mehed varem jooksid juba asjadega sõlme. Ja kuidagi tundub, et mehed ootavad seda lõpuvilet juba, et selline veeretamine käib seal rünnakul. Kuimet tuli väljakul uuesti. Palju ta siin mängida sai esimesel poolajal. Vaatame üle 5.54. Et tema tulek meeskonda on selline tuleviku perspektiiviga. Ja muidugi selline mitmeaastane projekt nii-öelda, et treeningute põhjal võin küll julgelt öelda, et on tegemist väga hea kujuga ja kõik edasine on selle meie enda teha. Kristaps Miglineks, 3 punkti. Ei ole siin veel midagi läbi, et mängida on piisavalt ja vahe on tulnud nüüd 13 punkti peale. Aga kõik, kes seda ülekannet jälgivad, ma usun, neile see selles mõttes sobib, et väike pinge ikkagi võiks ju siin mängu lõpuni õhus olla. Viga läheb Stelmachersile. Ja see on ühene viga, selles plaanis, et siit vabaviskeid ei tule. Aga nüüd on siis vastastel vead täis sellel veerandajal. Ja vaadates vigu on Viilup jõudnud 4 vea peale meie mängijatest. Ja vastastel on Stumbris 4 veaga. Kuimet ja tuleb nurgas 3. Nii et Siim, sinu sõnade kinnituseks tuleb siit päris ilus vise hetkel ja nii palju kui on Rait Käbiniga ka Kuimeti teemadel juttu olnud, siis ka tema on öelnud, et on huvitav kuju ja võiks tulla mängumeeselt. Jah, ja teades Rait Käbinit, siis pelgalt tuleviku perspektiivi pärast tema mehi mängu ei pane, et ju siis Reni on ikkagi näidanud ka trennis mehiseid liigutusi ja on oma minutid välja teeninud. Kuigi sinu hooaja esimesest poolest oli ka vigastatud, eks? Jah, kerge vigastus tal oli tõesti. Nii, Sirsnits eksib, aga mulle tundub, et üle ühe ründelaua läheb ikkagi vastastele kirja, et kõik ei taheta päris protokolli panna. See number kisuks liiga suureks. Aga kuidagi need pallid punasärkide kätte kukuvad. Õnneks on visketabavus alla tulnud neil ikka piisavalt ja viga Olmre vastu ja jälle ta suutis seal mitme mehe vahelt läbi keerutada ja vastased on tema peatamisega hädas. Jah, tal on hea keha valitsemine, koordinatsioon ja ka see rünnaku arsenal on piisavalt hea ja suudab ennast ikkagi seal hästi viskele viia. Ja vaba visked ja Sten Olmrel siis täna eelnevalt vaba visked 5-4. Ja TTÜ on visanud 12-9. 75%-ga, nüüd see protsent veel pisut tõusis. Teine vaba vise veel ja Järveläinen tuli mängu tagasi. Ja Olmre paneb väga kindlalt mõlemad vaba visked sisse. 22 punkti on tema arvel ja on sellega üle platsi mees. Miglineks ja veel üks 3. No, Miglineks täna kõvasti oli seni pommitanud ja 6-1, nüüd siis 7-2 tema arvel peaks olema 3. Ja palli kaotus tuleb siit veel, aga see numbriline vahe on ikkagi õnneks piisavalt suur, et 76-61 neid prohmakaid tuleb sisse, aga vahe õnneks ikkagi siin väiksemaks 10 punkti vist ei olegi läinud meil, eks? Jah, see on tõesti huvitav, et ei ole nagu hea mäng olnud TTÜ poolelt, vähemalt minu silmade läbi, aga ikkagi on pluss 15 tablool ja ju siis Jekapils on täna veel kehvem olnud. Ja ikka see pikk bussisõit, nii et tuleb uskuda siis Eesti treenereid ja mängijaid, kui ikkagi räägitakse jah, et väljas otse bussist minek on maru keeruline ja Jekapil siis täna tõestab, et
nii on. Nii on. Ärgem võtkem seda lihtlabase vabandusena, see ongi reaalne elu. Ja samas alustati ju kohtumist väga hästi. Kus juures kummalisel kombel, eks? Jah, et see 50% mingi hetk oli lausa 62. Ja esimese veerandaja järel oli 62. Jah, et ju siis mehed jahtusid maha hoopis, mitte ei soojenenud üles. Sirsnitsilt väga hea sööt korvi alla Aleksejevsile. Nii et Sirsnist tuli siit 6 söödu peale nüüd ära. Vaatame, jah, on 6 sööt. Ja teeb oma statistika ikkagi ära selles kohtumises lõpuks. Olmre. Mees, kes ei ole ka selline atleet, aga mängib ikkagist väga palju oma sellise hea mängutarkuse pealt. Järvelainen. Ka otse üsna sirgjooneline minek korvile, aga asjad kontrolli all. Kui ikkagi pall korvi kukub, siis on kõik hästi. Tagasi mäng. Tundub, et jääme 2 mängu kokkuvõttes siin isegi veel plussi Jekapilsiga. Korralikult jääme plussi. -3 esimesest mängust ja nüüd siit tuleb, julgeks küll öelda, et suurem võit kui 3-punktiline ja noh, üldjoontes võib-olla see võit tegelikult ei selles plaanis määra midagi, et Jekapilsil on juba 7 võitu koos ja ei tea, kas TTÜ meeskond 7 võiduni jõuab alagrupis, aga midagi ikka. Ja esimene võit siis Läti meeskonna vastu. Jah, kui sa selle juurde tagasi tulid, siis ongi tõsiselt kahju nendest 2 mängust siin koduväljakul, mis mängiti Ogre ja Valmiera vastu, kus tegelikult oli ka see võidu võimalus olemas, aga ei võtnud TTÜ mehed ära seda mängu. Stumbris ja viga Aleksejevsi vastu ning vaba visked, kuna vead täis. Ja siit, kui Aleksejevs mõlemad ära paneb, siis on vahe 11, 78-67 ja 2-21 veel minna. No on veel tagasi mängitav, teoorias. Jah, kindlasti Jekapils nüüd, ma usun, seda maala pressingut kasutama hakkab või siis minnakse lihtsalt agressiivselt mees-mees üle välja. Väike põnevus meil ikkagi siin üleval veel on. Ja lähevad mõlemad vaba visked Aleksejevsil ja jäädakse üles sinna kõrgele. Ja palli kaotus ja Rait Käbin võtab aja maha. 2-18 jääb minna ja vahe 9. Võetigi see maala pressingu formatsioon üles ja saadi üsna lihtsalt pall kätte ning nagu sa ütlesid, vahe alla 10 punkti. Ja kes juba mõtles, et siin midagi suurt ei juhtu, võib otsad kokku tõmmata, siis tuleb veel pisut kannatust varuda. Ja ei saa TTÜ viia palli veel ka ründealasse, et peavad kaitsealasti ikkagi selle palli mängu panema. 2-18 on minna ja selle ajaga võib juhtuda veel päris palju. Ja Aleksejevs on nüüd jõudnud 17 punkti peale, 12 lauapalli ka. Ja Eesti liiga tunamulluse hooaja parim lauavõtja on siis täna teinud ka jälle 20 duubli. Nii et Aleksejevsil küll vanus tuleb peale, 31 juba, ei ole kõige noorem mees. Ja mänginud siin Jekapilsis ka varasemalt mitu hooaega, siis omad teeb ikkagi ära jälle. Jah, eks ta on ikkagi piisavalt kogenud mängija ja nagu sa ütlesid, eelmine hooaeg Eesti parim lauamees, nii et Tunamullu, vabandust, jah, et see midagi näitab. No vaatame, TTÜ nüüd toob palli üle probleemid, aga siis 2 mehega seal minnakse Olmrele peale, jah. Aga nüüd me oleme valmis. Suuri probleeme ei olnud ja kui siit nüüd keegi suudaks korvi ka veel tuua, see vise jääb lühikeseks, aga Kuimet saab ise palli. Mis mulle meeldib on see, et Rait Kävin jättis ikkagi Kuimeti mängu, et väärtuslikud minutid noorele mehele praegu. Ja viilub ka, aga paneb siin Järvelainen üsna ulmelise viske teele. Ei olnud jälle Järvelainenilt hea vise, aga Kuimet päästis sealt palli veel raadikule ja veel üks vise tuli. No nii, see vise läks õnneks mööda vastastelt.
Olmel oleks päris valus olnud. Olmre toob ise palli üle ja lõppkokkuvõttes saab vea kätte ka. Ja Rositis vastaste peatreener on seal päris pahane, et see vise tundus oli tema arust vist liiga kiirustades. Ja sellele ta nähtavasti siin apelleerib, et Sokolovs liiga kiiresti selle viske seal poolkiirrünnakus võttis. Olmre paneb vabaviski mööda. 1.28 mängida, ikka see sama 9 punkti on vahet. Ja nüüd julgeks küll juba õnnitleda ikkagi, et TTÜ meeskond mitte just kõige parema mänguga saab selle võidu siit kätte. Ja parem kole kaotus kui, või tähendab kole võit kui ilus kaotus. Aga oi kui osavalt praegu Sirsnins näitab oma klassi siin. Kahe mehe vahelt kõigepealt lipsab läbi ja võtab veel 2+1 rünnaku välja. Jah, ja Sirsnins ka 31 vanust. Ja Läti meister siis aastal 2008 ja FIBA Eurocupi võiti aastal 2008. See oli siis see sama turniir, kui Tartu Rocki meeskond mängis eurosarja finaalnelikus. Nii, Kuimelt palliga, aga mängib aega. Ei ründa hetkel korvi. Ja kaotame palli, sest Raadik nüüd sammus siit Audist väljakule. 1.08 minna ja no mine võtta kinni. Vastased saavad nüüd ründealasse ka selle palli toimetada pärast seda minutilist mõttepausi. Jah, et viimasel 2 minutil on siis see võimalus olemas. Kiire kolmene ja siin on 5 punkti on vahet. Et ei ole siin veel paratamatult midagi kahjuks tehtud. Mina enam sõnu muidugi tagasi võtta ei saa. Mina juba õnnitlesin TTÜ meeskonna ära ja kui nüüd mehed alt veavad ikkagi, no ma ei tea, mis siis juhtuma hakkab. No kui vastastel ei oleks meest nimega Sirsnins, siis nii palju, et ei pelgakski siin kommentaatori pingis, aga olles näinud selle mehe tegutsemisi siin ka Eesti liigas, siis sealt võib oodata mida iganes. Ja Sirsnins siis praegu 14 punkti, 8 lauapalli ja 6 korvisöötu. Ja muide kõik Eesti liigas siin varasemalt mänginud mehed on täna ikkagi nähtavad olnud. Aleksejev 17-12 nagu rääkisime ja Stumbrisel ka 11 punkti ja 10 lauapalli, ka kaksikduubel. Ja lisaks nii Stumbris kui Aleksejevs on võtnud ära ka oma tehnilise, nii nagu lätlastele kohane. Ja, et võibki kokkuvõtlikult öelda, et omas headuses on need mehed igas mõttes täna olnud. Nii, 1.08 jääb minna, vastased on 8 taga ja tuleb siit kiire kolmene ja lähebki pall sisse ja Sirsnins oligi see mees, kes koori tegi. Nii et vahe 5. Ja taas maala pressing lätlastel. Ai, oleme hädas seal, aga nüüd kohtunikud aitavad. Ja, natukene Indrek Kelemit nüüd on õigel ajal õiges kohas, et loodame, et Ivala Pajumets ka nüüd vabaviske joonelt on kindel. Aga siin Rait Käbinile siis väike märk sellest mängust, et ikkagi kui pannakse see meeskond pinge alla või pressi alla, ei ole kõige lihtsamad lood. Nii, Pajumets paneb vabaka ka mööda. Ja kisub hapuks praegu see asi. Just, et kui 1.08 oli mängida, siis nüüd on ju ainult 5 sekundit tegelikult kulunud. Nii, teine läks. No, nüüd ei tohi mingit rumalat viga teha. Aga Sirsnitsil on praegu pilk ainult korvi pool ja ajab kui hull selle palli sinna sisse, kahtlustan jälle. Hästi seisavad praegu TTÜ mehed. Paneb mööda ja kõva võitlus käib lauas Aleksejevsi ja Raadiku vahel ja pall jääb Jekapilsile. Ja kuigi jah, Jekapilsi ei ole seda mängu väga vaja, aga lõppkoht on seis selline, et väga võimsalt võitlevad lõpuni ja näete, jälle ja vahe on 4. Ei tohi seda palli ära kaotada. Saame üle nüüd, Olmre toob palli üle. Vastan ei tule kohe viga tegema. Ja tegelikult aega veel on. Ai, ja seal lüüakse maa sisse, Olmre aga kessab palli.
Viskume nüüd palli peale, ei anna ära, Kuimet tuleb sinna ja Järvelainen saab palli kätte ja puhas töövõit hetkel ja Olmre saab selle palli lõpuks korvi. No see tuli puhtalt tööga hetkel. Oi jah, see väga põnevaks on see mäng siin TTÜ spordijoones veel läinud, et oleks nüüd Jekapilsi mehed selle palli kätte saanud, oleks kõik hoopis teistpidi, aga jumal tänatud, et lõpuks Olmre käes maandus ja ka Järvelainen seal kõva töö ära tegi. Ja ei olnud siis TTÜ mängijad praegu siis liiga ilusad, et ikkagi leidus mehi, kes viskavad sinna, viskuvad palli peale, viskuvad platsile. Et Järvelainen, Kuimet, Olmre, kõik olid seal hakkamas. Super! Aga siit kindlasti õppematerjali tuleb TTÜ meestele edasiseks. Play-off mängudes selliseid asju lubada ei saa, vaadates juba siin kevade poole. 82-76, aga hetkel ka see seis ei ole veel päris lootusetu Jekapilsi jaoks. Jah, taas pall ründealasse, paari sekundiga kiire kolmene ja jälle kerge paanika TTÜ leeris. Just, ja isegi võid veel selle veagi tegelikult teha, et aeg ei jookseks, praegu on ikkagi iga sekund arvel juba. Ja las tuleb, paneb siin 2 vaba viiset, vaatame, kas paneb sisse või ei pane. Nii, vaatame, kes siit nüüd viskele läheb Jekapilsil. Ahah, seekord mängiti korvi all hoopis seal Aleksejevsil, aga pall tuuakse uuesti välja ja Stelmachers võtab kolmese ja paneb jälle sisse ja ongi vahe 3. Ja Käbinil ei ole time-outi ka praegu. Nii, Olmre, õnneks on Olmre võtta ja Stelmachers teeb Olmrele vea. Ja jumal tänatud, et õigele mehele see pall nüüd loodetavasti vähemalt läks. Aga uskumatu, kuna sekundid ei jookse, et kui endal on aega napib ja siis vaatad, kuidas sekundid lähevad, praegu võiks asi nagu ära lõppeda ja ikka 15 sekundit on mäng. Ja huvitav oleks teada praegu Kuimeti pulssi, et mis selle mehe sees toimub. Nii, Olmrega on asjad korras. Olmre pani esimese vabaviske sisse, 26 punkt. Ja tuleb ka 27, 15 sekundit, vahe on 5. Ja Siirsnits võtab kolmese ja viga ja 3 vabaviset. Ja 9,7 sekundit ja veel mängida. Oh jah, ei oska siin muud teha praegu kui ohata lihtsalt, et ma kardan, et Siirsnits hea vabaviskajana sealt vabaviskejoonet meile ka ei halasta. Ühe paneb ikka mööda. Täna ta muidugi on 5-3 lisanud. Loodetavasti. Et väike lootus on. Aga millegipärast need head mängumehed lõpus mööda ei viska neid vabaviskid. Nii, 18 punkti on selle mehe arvel. 2 vabaviset veel. 19 punkti. Ja Ivar, sa siin tahtsid seda pingelist lõppu ja selle sa lõpuks ka said. No nüüd on mul hädasti muidugi vaja 4-punktilist võitu. Et pall jälle Olmre kätte, sealt tuleks 2 vabaviset. Nii, vahe 2. 84-82, enam ei tohi eksida sööduga. Järvelainen ja sealt viga. Ja kõik lootused on nüüd Joonase peal. No see on ka meile üsna hea variant, ma usun. Aga siiski jah, ja need vead on tegelikult tulnud väga kiirelt. Ja mis nüüd Olmre nõuab, et ebasportlik võetakse nii kinni, et see ei ole ju mänguline viga. Näitab seal praegu selle peale ta Kelemendile appelleerib, et 2 mehega teda seal tõesti väga teravalt atakeeriti, et jumala eest tema palli ei saaks. Jah, iseenesest õige märkus, et siin ongi tegelikult kohtunikel ikkagi antud tõlgendamisruum, et kuidas ma siis seda olukorda täpselt nagu näen. Aga Joonas on tubli, paneb mõlemad sisse, vahe on 4 ja kui nüüd Jekapilsi mehed enam korvi ei saa. Nüüd ei tohi hüpata mingil juhul, et las ta võtab selle 3. Nii, ja sealt ei tule enam viset, tuleb palli kaotus ja lõpp läks põnevaks, aga TTÜ selle mängu ikkagi kätte saab. Ja jääme ikkagi plussi, tundub. Tundub esialgu vähemalt, jah, kuigi siin on veel kõik on võimalik, nagu tänane mäng on näidanud, jah. Palli kaotus ka veel võimalik, ka TTÜ poolelt. No nii, enam viga ei tehta Olmrele. Asi on käes, 86-82. Tuli läbi selle samuse. No jah, kas nüüd oli vaja seda lõppu nii põnevaks ajada, aga ju siis oli vaja, aga jah, lõpuks ikkagi
ikkagi õnneks TTÜ-le siit võitkirja läheb. Ja 27 punkti Sten Olmre, lisaks 5 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ja mitte ühtegi palli kaotust. Ja väga hea number kindlasti. Joonas Järveläinen 16 punkti, lisame siia ka 6 lauapalli, 11 punkti Toomas Raadik, 9 punkti Sander Viilup, 8 Ivalo Pajumets ja Kiur Akenberg ja jätan Siim sind siia korraks vaatama ka vastaste numbreid ja üritan siis kiirelt Rait Käbiniga paar sõna juttu ajada. Ja vastaste poolel siis täna üle platsi mees Rinnald Sirdnins, kes siin lõpus isuga korraldama hakkas, temalt 20 punkti, 8 lauapalli, lisaks ka 6 resultatiivset söötu, patustas ka 6 korral palli kaotusega. Juris Aleksejevs lisas kaksiktuubli, 17 punkti, 12 lauapalli ja eelmisel hooajal Rakveres mänginud Robert Stumbriselt ka kaksiktuubel lõpuks kirja läks, 11 punkti ja 10 lauapalli. Ja tundub, et Ivar on Rait Käbini seal ka kinni püüdnud, nii et anname siit sõna intervjuus. Rait Käbin, kaamera seal üleval, ütleme nii, et halle juukseid tuli vist selle mängu lõpuga juurde. Eks neil oli juba pea vee all, aga pääsid ja õnneks nagu sai aeg otsa. Saime vabaviskad sisse, aga müts maha, nad ei olnud alla seal mingi peaaegu -20 pealt. Mängu eel tundus, et võib-olla ei lähegi väga mänguks, sest vastastel on juba piisavalt hea seis alagrupis, edasipääs igal juhul tagatud. Tulid siia ka 9 mehega, aga mäng oli kõvasti. Jaa, ei, need on ju korralikud mängumehed ja kui sa ikka bussiga mingi 7 tundi sõidad, siis vahelt, et sa lolli tuled siia mängima. Ja võib-olla nad vahepeal seal olid vähe kanged, aga mängisid samasugust mängu, nii nagu oodata oli. Kas treenerit painab see teadmine ka, et enne tänast Läti klubidega 4 korda mänginud ja 4 korda kaotanud, et ikkagi oli selline suur soov tänase mäng kätte saada? Ausalt nii ei vaadanudki, et lätlaste käest 4 korda oleme tappa saanud. Nad on meil lähedal olnud küll mitu korda, ma tean, aga nüüd on käes ja seegi. Mis nende mängulõppude osas, et tänane kohtumine näitas, et siin oleks vaja nüüd mingid järeldused teha ja vähe paremaks seda asja saada? Ja eks ühelt poolt nemad ajasid hullu ja teiselt poolt me ikka tegime selliseid täitsa lapsikuid otsuseid ka, et oleks võinud see mingi 5-6 minutit enne lõppu juba seal ära otsustada, aga ütleme nii, et meie selline ebakindlus rünnakul ja otsustamatus kandus nagu nende rünnakusse üle. Mida nooremate meeste kohta ütled? Pajumets, Viilup, Kuimet? Ma arvan, nad on kõva sammu selle poole aastaga teinud edasi, et täna meelega ei võtnud Kuimetit välja, et las ulbib seal vees ja sai hakkama. Tänase võiduga tundub, et igal juhul lähete siit alagrupist play-offi ka, et kuigi see esialgne reglement nägi ette, et 4 meeskonda läheb, aga reaalne seis tundub olevat selline, et 5 kindlasti lähevad ja 5 hulgas te välja ei kuku. Vägev. Ei, hea meel muidugi, eelmine aasta me vist saime 2 võitu üldse kokku, aga kui me seda liigat mängime, loomulikult tahad võita ja tahad edasi saada ja vähemalt 2 head mängu ja Balti liiga mäng siin ju jaanuarikuus seisab ees veel päris mitmeid. Jaa, siin on meil veel pusimist kõvasti. Ma ei tea, palju sealt neid Baltile on, meil on nüüd see kuhu on kogu aeg on üks suur mäng ainult. Nii et graafik on tihe? Jah, peale tänast on 8 mängu veel jäänud see kuu, siis seekord on see graafik niimoodi. Üritage siis nii sättida, et saad kuu lõpus öelda, et polegi ühtegi mängu ära andnud. Okei, anname endast parim. Okei, aitäh Rait. Ja sellega me siis täna siit otseülekande TTÜ spordijoonest lõpetame. Homme on vähe teisel tasemel korvpall ja ülekanne tuleb Riiast, kus siis PC Kalev Cramo meeskond kohtub Riia VEF-iga VTB ühisliigas. Kõik ilusad, näeme jälle. Saa tuttavaks Move'iga, sinu personaalne fitness-treener, mis räägib sinuga samal ajal kui trenni teed. Welcome to day 5 of your training. Move jälgib sinu vormi 3-mõõtmelises ruumis, sünkroniseerides andmed juhtmevabalt sinu telefoni. Move, sinu personaalne fitness-treener.
lisapanused korvpallile ja su lemmikmeeskonnale ootavad Triobetis. Meiega saad panustada ka mobiilis, ka siis, kui mäng juba käib.